Tere, austatud külalised, lapsevanemad. Ma pean tunnistama, et see oli õige viide. Laused on tõepoolest juristidel ja eelkõige ka minul sageli väga pikad. Ma ei teinud slaide, sellepärast et tegelikult see teema on nii lai ja ma puudutan neid küsimusi põgusalt, aga ma püüan teile anda sellise lühikese ülevaade ka sellest, mis kohtus toimub ja võib-olla millele võiks tähelepanu pöörata. Ehk siis olen Anne Värvimann, vandeadvokaat ja partner advokaadibüroos Lepike Partnerid. Minu peamised tegevusvaldkonnad on perekonnaõigus, tööõigus, täitemenetlusõigus ja võlaõigus, aga ma tegelen ka muude tsiviilõiguse valdkondadega. Põhiline mu tööst moodustab kohtus käimine, seega ma olen nii-öelda kohtuadvokaat. Selleks, et rääkida hooldusõigusest, ma peaksin lühidalt lahti selgitama hooldusõiguse põhimõtted. Vanema hooldusõigus koosneb eelkõige 2 harust ja ta hõlmab õigust hoolitseda lapse eest ehk isikuhooldusõigus ja õigust hoolitseda lapse vara eest ehk varahooldusõigus ning õigust otsustada lapsega seotud asju. Isikuhooldus hõlmab vanema kohustust ja õigust last kasvatada, tema järele valvata ja tema viibimiskohta määrata ning lapse igakülgse heaolu eest muul viisil hoolitseda. Lapse viibimiskoha määramine hõlmab lisaks võimalusele määrata, kus laps peamiselt elab, ka seda, kellega, kus ja millal laps viibib. Siia juurde kuulub ka õigus saada teavet lapse viibimiskoha osas. Isikuhooldusõigus hõlmab ka õigust valida lapsele lasteaed ja kool ja võtta vastu otsuseid lapse tervise ja ravimismeetodite osas. Eelnimetatud õigused on peamised, mille osas kohtus taotletakse vanemate ühise hooldusõiguse osalist lõpetamist ja ainuhooldusõiguse ühele vanemale üleandmist. Kui vanemad kolivad lahku, nagu me siin ka eelnevate esinejate tekstidest nägime, siis neil on enda purunenud suhte ja keeruliste emotsioonide tõttu sageli võimatu kokku leppida lapsi puudutavates küsimustes, eriti selles osas, kus laps hakkab elama. Ja kui palju ning millise graafiku alusel peaksid nad siis suhtlema eemal elava vanemaga. On selge, et vanem, kellega laps jääb elama, peab võimaldama teisel vanemal lapsega suhelda, kuna lapsel on õigus suhelda mõlema vanemaga ja säilitada mõlema vanemaga lähedast kontakti. Aga vaidlused tekivad enamjaolt küsimustes, millisel viisil, millise intervalli järgi, kui pikalt peaks võimaldama vanem lapsega siis eemal elava vanemaga suhelda, mida ta peaks tegema, kui laps ei taha teise vanemaga suhelda, mida peaks vanem tegema, kui teise vanemaga suhtlemine kahjustab last, mis siis, kui eemal elav vanem ei pea eelnevalt kokkulepitud suhtlemiskorrast kinni, mistõttu muutub ettearvamatuks nii lapse kui ka teda kasvatava vanema elu. Sealt tekivad vanemate vahel edasised konfliktid, mis halvimal juhul hõlmavad juba kõiki last puudutavaid küsimusi. Nad hakkavad üksteisele vastu töötama, last teineteise vastu ära kasutama ja ei märgata, et kõige suuremaks kannatajaks sealjuures ongi see laps. Kui vanemad ei ole üldse võimelised last puudutavates küsimustes omavahel kokkuleppele jõudma, on viimaseks võimaluseks pöörduda kohtusse. Isegi kui kohus teeb lõpplahendi, mis ei ole 100% meelepärane kummagile vanemale, toob see vaidluses siiski kindluse ja stabiilsuse, ta paneb paika poolte õigused ja kohustused lapse suhtes ja ideaalis toob ka lapse ellu ettenähtavuse ja stabiilsuse. Vanemate hooldusõiguse ja lapsega suhtlemise korral kohtusse pöördumisel tuleb arvestada, et tegemist ei ole hagimenetlusega, vaid hagita menetlusega. See tähendab esiteks, et kohtusse esitatav dokument ei ole hagi, vaid avaldus. See tähendab ka seda, et kohtul on menetluses kõrgendatud uurimis- ja selgitamiskohustus. Ehk siis kohus peab selles menetluses olema aktiivne ja ka ise välja selgitama lapse parimad huvid. Samuti tähendab hagita menetlus seda, et menetluskulud, milleks üldjuhul on riigilõiv ja siis õigusabikulud, jäävad enamikel juhtudel poolte endi kanda ja seda hoolimata sellest, millise lahendi kohus teeb. Kõik lapsi puudutavad vaidlused peab kohus lahendama lähtudes esmajoonest lapse huvidest. Praktikas on aga sageli osutunud väga problemaatiliseks välja selgitada, millised need lapse kõige paremad huvid on. Kui vanematel on eriarvamus mõnes konkreetses last puudutavas küsimuses, mille jaoks on vajalik ühekordse otsuse vastuvõtmine ja vanemad kokkuleppele ei jõua, on võimalik kohtult taotleda ka otsustusõiguse üleandmist ühele vanemale. Seda küsimust reguleerib perekonnaseaduse paragrahv 119. Nimetatud alustel võib osutuda vajalikuks kohtusse pöörduda näiteks juhul, kui üks vanem soovib reisida lapsega välismaale,
aga teine vanem ei anna selleks kirjalikku nõusolekut. Ja siis sellisel juhul, kui asjaga on kiire, saab kohtult ka taotleda esialgse õiguskaitse korras kohtumäärust, mis asendab siis teise vanema nõusolekut, et reis ei jääks teostamata. Seega juhul, kui ei ole soovi ühist hooldusõigust lõpetada, saab taotleda otsustusõiguse saamist. Juhul, kui aga on tegemist vanematevaheliste põhimõtteliste erimeelsustega lapse hooldusõiguse teostamise osas, siis saab juba kohtult taotleda kas hooldusõiguse täielikku või osalist lõpetamist ja selles osas ühele vanemale ainuhooldusõiguse üleandmist. Ja seda reguleerib perekonnaseaduse paragrahv 137. Praktikas püüavad kohtud siiski säilitada ühist hooldusõigust nii suures ulatuses kui võimalik, mis tähendab, et kohtud on meil pigem suunatud sellele, et jätta ühine hooldusõigus lõpetamata. Täielikult lõpetatakse ühist hooldusõigust kohtupraktikas meil ka väga harva, kuna üldjuhul ei ole see lapse parimates huvides ja vanemalt täieliku hooldusõiguse äravõtmiseks peavad esinema väga erandlikud asjaolud. Sellisteks asjaoludeks on Riigikohtu kolleegiumi arvates vanema kuritegelik eluviis koosmõjus muude asjaoludega. Ehk siis näiteks vanemalt täieliku hooldusõiguse äravõtmiseks võib anda muu hulgas alust see, kui vanem ei suuda kuritegeliku käitumise ja selle tagajärgede näiteks vangistuse tõttu hooldusõigust teostada või jätab lapse seetõttu hooletusse ega täida ka oma muid vanema kohustusi, lapsega suhtlemise kohustust, ülalpidamiskohustust ja vanem ei soovi seda olukorda muuta. Sellistel juhtudel peab kindlasti esinema oht lapse heaolule, mis tähendab, et laps ongi kas hooletusse jäetud, tema kallal tarvitatakse vägivalda või last kuritarvitatakse muul moel. Tavapärased hooldusõiguse vaidlused aga seisnevad üldjuhul vaidlustes, kumma vanema juures laps peaks elama, millisse lasteaeda, millisesse kooli laps peaks minema ja kuidas otsustada lapse tervise üle. Kui kohus vanema avalduse alusel hooldusõiguse muutmise või lapsega suhtlemise korra menetluse algatab, siis kaasab kohus alati menetlusse ka mõlema vanema omavalitsuse järgse lastekaitsespetsialisti ja määrab lapsele eraldi riigi kulul advokaadi. Nimetatud menetlusosalised peaksid ideaalis andma oma parima, et selgitada objektiivselt välja siis lapse parimad huvid ja esitada lapse seisukohalt kohtule kõige õigem ja erapooletum arvamus, kuivõrd kohus selliste otsuste tegemisel tugineb väga palju nende menetlusosaliste arvamusele. Ja selliste vaidluste puhul on kohtus mitmeid probleeme. Esiteks on pooltel sageli keeruline tõendada oma väiteid, kuivõrd reaalseid tõendeid ei pruugi nende problemaatiliste olukordade osas olla, mistõttu üldse kohtusse on mindud. Lisaks võivad kohtuvaidluse keskel asjaolud oluliselt muutuda ühe vanema pahatahtliku tegevuse tõttu, näiteks lapse manipuleerimise tulemusena võib laps kohtunikule öelda, et soovib hoopis teise vanema juures elada. Ehk et tegelikult seda ei soovi, aga ta kardab seda vanemat ja seetõttu ta valetab kohtule. Vaidlust mõjutab väga palju see, kui põhjalikult ja erapooletult lastekaitsespetsialistid ja lapsele määratud advokaat oma tööd teevad. Kui nad lapsega suheldes suudavad eristada lapse ütlustest seda, mida laps tegelikult mõtleb ja seda, mida üks vanem on sundinud teda ütlema, või nad ei suuda seda. Selline arusaamine loomulikult ei ole lihtne ja see eeldab ka erialaseid teadmisi, mida osapooltel sageli kahjuks ei ole. Vanem, kes kohtusse pöördub, peab tegema kõik endast sõltuva, et oma väiteid tõendada ja näidata kohtule, miks on tema nõude rahuldamine lapse parimates huvides. Tuleb teha koostööd kindlasti lastekaitsespetsialistide ja lapseadvokaatidega ja eelkõige tuleb olla oma lapsele toeks ja sõltuvalt lapse vanusest ning arusaamisvõimest selgitada lapsele, mis toimub, aga samal ajal säästes last kohtuvaidluse üksikasjadest ja anda talle teada, et temast hoolitakse ning hoolimata vaidluse tulemusest ei jääda ilma kummastki vanemast. Kui kohus vanema osalise hooldusõiguse lõpetamise avalduse rahuldab ja see lahend jõustub, siis see tähendab seda, et selles konkreetses hooldusõiguse osas ei ole teisel vanemal enam otsustusõigust, mis tähendabki seda, et kõik vastavad küsimused otsustab edaspidi lapse suhtes ainult üks vanem. Suhtlemiskorrast. Koos hooldusõiguse lõpetamise avaldusega üldjuhul, kui vaieldakse lapse elukoha üle, esitatakse tavapäraselt kohtusse ka teisele vanemale siis lapsega suhtlemiseks määratav kord, et nii lapse kui ka vanemate jaoks oleks tagatud ettenähtavus ja stabiilsus.
Milline suhtlemise kord nüüd kohtusse esitada, see sõltub eelkõige sellest, milline on vanema ja lapse suhtlemise kord olnud eelnevalt, kui palju on vanem osalenud lapse elus, millist mõju tema osalemine lapsele avaldab, milline kord vastab kõige paremini lapse huvidele ja see kord peab reaalselt olema ka praktikas täidetav. Kui vanem ei ole eelnevalt omandud aktiivset rolli lapse elus, siis taotletakse sageli korda, mille kohaselt näeb eemal elav vanem last üle nädalavahetuseti kas reedest või laupäevast pühapäevani, juhul kui ööbimine teise vanema juures on mõeldav. Pühad ja vaheajad jagatakse üldjuhul pooleks ja konkreetse vanemaga seotud tähtpäev veedetakse siis selle konkreetse vanemaga. Samas on hiljuti kohtupraktika meil ka lapsega suhtlemise korra osas muutunud. Et Riigikohtu tsiviilkolleegium isegi tegi 7. detsembril eelmine aasta kohtulahendi, millega kohus jaotas lapsega suhtlemise korda ka viisil, et laps viibib 2 nädalat ühe vanema juures ja 2 nädalat teise vanema juures. Aga selle konkreetse kaasuse puhul elasid vanemad eri riikides ja laps oli eelkooliealine. Ja selle lahendi puhul ma soovitaksin teil tutvuda selle lahendi eriarvamusega, mille koostasid riigikohtunikud Peeter Jerofejev ja Tambet Tampu, kelle põhjendused on minu hinnangul põhjalikumad, loogilisemad ja kaitseksid oluliselt paremini lapse huve. Aga nii palju kui on juriste, nii palju on teadupärast ka arvamusi. Lapse vahelduv elukoht, mida siis sisuliselt tähendab, ja ma nüüd täpsustan, et siin on olnud palju mõisteid täna, et siin oli vist jagatud vanemlus, kui ma ei eksi, mis tähendab, et laps elab mõlema vanema juures, aga mitte päris pooleks. Et kui ma räägin vahelduvast elukohast, siis ma pean siin silmas 50-50. Ehk siis lapse vahelduv elukoht, mis on siis võrdselt mõlema vanema juures elamine, on, nagu me siin ka täna nägime, et lapse seisukohalt tundlik teema. Ja minu praktika näitel, mis ei ole kindlasti nii lai kui need uuringud, on see sageli toonud lastele rohkem kahju, ehkki see on olnud vanematele mugav, sealhulgas ka rahalises mõttes. Ma tsiteeriksin siinkohal Soome sotsiaalpsühholoogi perenõustaja Saara Kinnuneni seisukohti, mis ta on toonud välja vanemate lahkumineku järgse lapsega suhtlemise korra kindlaks määramisel, ehk siis milliseid küsimusi võiks endale esitada. Laste elukoha üle otsustades peaks mõtlema järgmiste asjade peale. Kus säilitab laps kõige paremini tähtsaid inimsuhteid? Kumma vanema töökoht annab paremad võimalused lapsega koos olla? Kummale vanemale on laps harjunud oma hirmudes, raskustes ja rõõmudes toetuma? Kuidas sujub kummaski kohas lapse põhihooldus, järelevalve, toit ja rõivaste hooldus? Kus on võimalik kergemini korraldada päevahoidu ja koolis käimist? Kumma korter vastab paremini lapse vajadustele? Mõnikord on selline kordamööda erikodudes elamine vähem halb lahendus. Siiski võtab lapse iganädalane siirdumine ühest kodust teise väga palju energiat ja seetõttu soovitavad spetsialistid seda harva. Laste kordamööda elamine kummagi vanema juures eeldab vanematelt väga head koostöövõimet. Kodud peavad olema samaväärsed ja teineteisele lähedal. Mõlemad vanemad peavad suutma lapse argipäeva eest hoolitseda ja nende kasvatuspõhimõtted peavad olema samasuunalised. Laste kordamööda elamine vanemate juures on halb lahendus olukordades, kus otsuste taustal on vanemate tahe ja mitte lapse vajadused. Nädal elamisviis on halb ka olukordades, kus vanemate elukohad on teineteisest kaugel ja eriväärsed. Kui viha lahkumineku pärast takistab vanemate koostööd ja lahutuskriis on parajasti pooleli, ei taha koostöö elamisotsuse tegemisel sujuda. Ja kui vanematel on ka väga erinev eluviis ja kasvatuspõhimõtted, toob kordamööda kummagi vanema juures elamine lapsele rohkem probleeme kui kasu. Tundlikud, muudatusi raskesti taluvad ja muudatustest stressi satuvad lapsed saavad kordamööda elamisega halvasti hakkama. Erandiks loomulikult on olukorrad, kus vanemad saavad pärast lahkuminekut hästi läbi. Nad elavad lähestikku, lapsed ei peaks vahetama lahkumineku puhul kooli ega lasteaeda, neil on sarnased kasvatuspõhimõtted ja nad nii suhtlevad kui ka suudavad suhelda omavahel laste kasvatamises puutuvates küsimustes. Samuti on veel ka heaks lahenduseks olukord, kus lapsed elavad oma kodus ja vanemad kolivad, kas siis nädala või 2 tagant sisse ja välja. Ka selliseid kokkuleppeid on Eestis sõlmitud ja need on laste heaolu kõige vähem riivavad. Loomulikult sellised kokkulepped ei ole igas perekonnas võimalikud. Samas need vanemad ei pöördu ka üldjuhul kohtusse
ja kohtusse pöörduvate vanemate puhul enamus eelloetletud tingimusi täidetud ei ole. Seega vahelduva elukoha määramise puhul ei ole see minu hinnangul üldjuhul laste paremates huvides läbi selliste suurte kohtuvaidluste. Erandeid loomulikult leidub, mistõttu peabki kohus iga kaasuse asjaolusid põhjalikult ja ilma eelarvamusteta oma terviklikkuses hindama. Nii. Taotledes kohtult suhtlemiskorra kindlaks määramist tuleks jälgida, et see suhtlemiskord oleks praktikas ka täidetav ja edasiste vaidluste vältimiseks see peaks olema võimalikult detailne. Näiteks tuleks märkida, kumb vanem lapse toob või viib, mis kellaajal ja kus kohas toimub lapse üleandmine, sest sageli jäetakse sellised detailid märkimata ja see viib järgnevate konfliktideni. Ehk siis mida täpsemini on lapsega suhtlemiskord määratletud, seda väiksem on võimalus vanematel sel teemal hiljem vaielda. Erinevalt hooldusõiguse muutmise jõustunud lahendist on aga suhtluskorra määramise jõustunud lahendil osati problemaatiline tähendus. Nimelt ei ole lapse ja vanema suhtlemiskorda kindlaks määrav kohtumäärus sundtäidetav. See tähendab seda, et kui üks vanem rikub määruses sätestatud suhtlemiskorda, ei ole teisel vanemal võimalik koheselt ennast ja last kaitsta, vaid ta peaks pöörduma uuesti kohtusse ja algatama tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahv 563 lõike 1 alusel lepitusmenetluse, mida saab omakorda jälle vaielda läbi 3 kohtuastme. Ma räägin hästi põgusalt ka sellest lepitusmenetlusest. Ehk siis lepitusmenetluse algatamise avalduse esitamisel kohtusse on vanemal muu hulgas õigus nõuda ka hooldusõiguse muutmist, kehtestatud suhtlemiskorra muutmist ja sunnivahendite rakendamist selle vanema suhtes, kes rikub kohtumäärust. Selles menetluses peab kohus kõik võimalikku tegema, et vanemaid lepitada. Aga kahjuks praktika näitab, et vanemad, kes on jõudnud juba sellesse faasi, neid ei ole sageli võimalik lepitada. Ja kui siis nad selle lepitusmenetluse raames kokkuleppele ei jõua, tunnistab kohus lepitusmenetluse ebaõnnestunuks ja määrab siis kas milliseid sunnivahendeid tuleb rakendada, millises ulatuses tuleb muuta suhtlemist puudutavat määrust või kokkulepet ja milliseid muudatusi on tarvis teha vanema õigustes lapse suhtes. Sunnivahendid, mida kohus määrust rikkuva vanema suhtes rakendab, peavad asjaolusid arvestades olema vajalikud ja põhjendatud. Ja vanem, kes sunnivahendite rakendamist taotleb, peab ka näitama, milliste konkreetsete sunnivahendite rakendamist ta taotleb ja kuidas see aitab kaasa kohtumääruse täitmisele. Lepitusmenetluse tulemusel jõustuv kohtumäärus on sundtäidetav ja kui siis see üks vanem endiselt rikub lapsega suhtlemise korda, siis saab teine vanem pöörduda juba kohtutäituri poole täitemenetluse algatamiseks ja siis sunnivahendite rakendamiseks. Tavapäraselt taotletakse sunnivahenditena siis suhtlemiskorda rikkuvale vanemale sunniraha määramist ja samuti võib kohtutäiturile taotleda õiguse andmist kasutada lapse üleandmiseks või lapsega suhtlemise võimaldamiseks teise vanema vastu jõudu. Lapse suhtes meie kohtupraktika jõudu kasutada ei luba. Aga teise vanema suhtes selline võimalus on olemas, juhul kui vanem varjab last, hoiab teda kinni, ei anna suhtluskorras määratud ajal üle, siis on põhimõtteliselt kohtutäituril võimalik jõuga siseneda. Aga täpsemalt juba kohtulahendite täitmisest räägib meie järgmine kõneleja. Suur aitäh tähelepanu eest!